Kas te mäletate ka esimest korda, kuidas te kokku saite või kui te teineteist nägite? Mina mäletan väga hästi. Me esimest korda olime mandoliine kooris. Tema istus minu ees ja tema mängis alti. Ja mina mängisin tenorit niimoodi üks taga. Liinede koor oli väga suur koor. Kus kohas see oli siis? Oleviste kirikus. Aga mina kohtusin tegelikult temaga, kuigi mitte teadlikult, vaid Oleviste noortegrupp käis meil 1956. aastat ära saatmas ja tema oli nende hulgas, sest tema alles tuli siia Tallinnasse. Aga ma mäletan, et ta oli seal nende hulgas, aga muidugi ta oli võrdne teistega, nii et aga mälestus sellest siiski, sest esimesest korrast on meeles, nii et. Oota, mis tähendab võrdne teistega? See tähendab seda, et ta ei torganud sulle kohe silma? Ta ei torganud silma, jah. Kas sina mäletad seda vana aasta ärasaatmist? No mul oli kõik uus ja ma sellepärast mäletan. Ma olin Sibirist tulnud. Ahaa, Sibirist tulnud? Ja ma olin 7 aastat kullakaevanduses seal. Kui vana sa olid? Kui sa läksid Sibirist? 17. Kuulge, aga millal siis teie vahel see asi susisema hakkas? Kuidas? Kohe peale seda, eks ta siis peale seda, nii et veebruaris minu meelest ta tegi ettepaneku siis. Aga kas see tuli siis nagu välk selgest taevast äkitse, et kui noormees saadab koju ja teeb abile ettepaneku? Mingid kohtingut või sellist asja nagu tänapäeval moes ei olnud? Ei, mitte midagi ei olnud enne. Ma mäletan veel koju tulles, siis rääkisin emale, et näe, nüüd tehti mulle ettepanek, aga see võttis muidugi natukene aega veel, et seda kõiki seedida ja jälle ära mõtelda seda. Kui sina läksid siis selle tüdruku juurde, keda sa seal mandoliinide kooris nägid ja küsisid teda endale naiseks, kas sul süda puperdas ka? Kas sa kartsid, et äkki ta ütleb ei? Ei. Ma ei tea, ma ei oska ütelda, aga ma võtsin kõige seda nii loomulikult. Minu meelest veebruaris me nagu ta ütles ja maikuuses siis 9. mail jalutasime Kadriorus ja siis ütlesime, et jah. Aga mis selle veebruari ja 9. mai vahel toimus? Kas te hakkasite koos väljas käima või? Siis me hakkasime käima ja jalutamas väljas. Kus te siis jalutasite? Kõik prügimäed. Prügimäed? Prügimägedel. Et maikuuses siis otsustasime ja pulmad olid siis augusti lõpus juba. Teine juuni oli kihluse aeg ja siis me käisime koguduse pastori juures, kes meid kihlas. Ja tema andis meile väga, mis on meelde jäänud, väga toreda nõuande kaasa. Et abielu on kui üks väike taimekene, mis kasvab. Aga selle eest tuleb hoolitseda. Ja väga hoolega hoolitseda. Küll teda tuleb kasta, tuleb väetida, tuleb rääkida ja ta kasvab. Ja nüüd on näha, et meil on kasvanud ta 65 aastat. Siin on me kihlapildid veel. Ahaa, see oli juba enne. Kihlapäev oli, see oli ennem jah, aga see sattus siia tahapoole. Teie kihluspeo ka veel ma vaatan. Jaa. Mis te pulmast mäletate? Kõigepealt laulatus oli Oleviste kirikus ja sealt siis meid viidi väikese Moskvitsiga, mis koguduse peale oli vist 2-3 autot ja üks auto siis viis meid Anialle, minu tädi juures olid pulmad, aga busse ei olnud ja külalised tulid suure veoautoga, millel oli kate peal
seal nad istusid siis üksteise süle, sest nad ei mahtunud kõik sinna niimoodi peale ära. Tammepärg on selja taga ja lauad on siiski kaetud, sest maainimesed tegid neid torte, tordid on siin ja isegi viinamarjud kuskil oli. Kuulge, teil on üks väga huvitav video. Te olete sattunud äkitselt ühe noore, meie lugupeetud artisti Ketteri videosse. Kuidas see juhtus? Juhtus niimoodi, et meie lapselaps ütles ükskord, et ma tulen oma sõbrannaga teile külla. Tegime kooke siin ja siin ta käis oma fotoga ka kogu see aeg ringi, kuni ükskord siis näidati meile seda videot. Nii et väga tore oli. Ketter on nii armas lapsukene, nii et. No te olete omamoodi staarid, teid on üle 500 000 korra vaadatud. Ei tea, jah. Teil oli üks suuremat sorti siis pidustus hiljuti, see oli 65. pulma aastapäev. Oleme väga tänulikud enda lastele, lastelastele. Ja need väikesed, need on veel eriti armsad. Nii et meil on 2 poega, siis on 6. Poegadel on veel 3 last, see on 6 lapselast. Ja nüüd on 11 lapselapsed. Esimene poeg sündis selles väikeses korteris veel. Alguses olime seal 9. 1 aasta, siis kui esimene poeg sündis, siis tädi läks oma perega ära, siis me saime nagu teise toa siis endale. Oota, kas te alguses elasite 9 ruutmeetri peal teie ja sinu ema? Ja. Ema ka? Ja. 9 ruutmeetrises toas? Ja. Elas värske abielupaar koos emaga? Ema magas siis köögis, sest tal ei olnud muud kohta. Siis tuli meil juba teine aru, aga teine aru ei kasvanud, vaid see oli juba ennem taevaisale määratud, nii et üks aru on langenud ja siis tuli 3. aru. Ja see poeg nüüd on juba siin kasvanud. – 65 aastat abielu. Ja. Kuidas te seda väikest taime, mida see pastor siis tookord ütles, kuidas seda kasvatanud olete? Ma olen kindel, et on tulnud erimeelsusi, lahkelisi, probleeme. Ega ole ainult selline lust ja lillepidus abielu olnud? Ei ole, jah. Eks nii ja naa on olnud, aga siiski erimeelsust, et peab võib olla ja seal samas lepime ja ega meil ei ole palju niimoodi, me oleme mõlemad rahulikud selles suhtes. Teine vaikib, kui teine räägib ja tema on üldse vaiki ja palju, nii et. Nagu tavaline Eesti mees. Ja. Et eks ma teda närvi ka ajan vahest, aga seal samas ta võtab jälle rahulikult kõik ja rahustab mind maha ja rahustab meid. Et nüüd läheme edasi ja. Kas te olete mõelnud ka, et mis teie sellise pika ea saladus siis on? Sest seda kindlasti paljud tahaksid teada. See on armastus. Kui armastus on südames, siis ei saa teisel ütelda midagi, sellepärast, et see on omale valusam kui võib-olla teisel. Armastus on siis saladus ja ta 65 aastat hiljem ei ole mitte väiksem, kui ta oli 65 aasta ees.